Tervitus! Olukorras, kus järgmise põlvkonna konsoolid tulevad välja, ostsin mina endale PS3. Sellise siis. Viimased 14 aastat olen läbi ajanud oma PS2-ga ja mul pole olnud põhjust kurta. Pigem vastupidi. Olengi pigem selle poolt, et iga moeasjaga pole tarvis kaasa joosta. PS2 mänguvalik on olnud piisavalt mitmekülgne ja mängude kvaliteet piisavalt hea. Võib ju küsida, kas see ikka on kõige mõistlikum raha paigutamise viis, mis ma nüüd tegin? Ma ise arvan küll, et oli. PS3 selle ostmine aastal 2015 on palju kindlam investeering kui näiteks raha pangas hoidmine või raha pensionisammastesse toppimine, kus raha siis lihtsalt haihtub. Siin on mul käes täiesti korralik ja hea asi, mis pikaks ajaks tegevust pakub. Loomulikult läheb aeg edasi ja tehnika areneb ja loodetavasti paremuse poole ikka. Aga arvutimaailmast oma kogemuse põhjal näiteid tuues saan öelda, et näiteks Windows XP töötas vana arvuti peal suurepäraselt. Windows 8.1 täiesti uue ja spetsiaalselt selleks ette nähtud vägeva arvuti peal väga suurepäraselt ei tööta. No kindlasti hakkab see kunagi tööle, nii ütleme 5 või 10 aasta pärast. Miks ma siis ostan aastal 2015 täiesti uue PS3? Aga sellepärast ostangi. See töötab. Teen seda ka selleks, et mängida eksklusiivseid PS3 mänge. Seega minu valik on uus PS3. On täiesti võimalik, et ma PlayStation 4 kunagi endale hangin, aga seda siis, kui see mulle isiklikult mõistlik ja põhjendatud tundub. Täna ma kahjuks seda põhjust ei näe veel. Võib-olla PS4 Slim, mille turule toomine on ilmselt vältimatu ja möödapääsmatu, oleks juba piisav põhjus masinaparki taas uuendada. Hetkel ajan läbi vanade äraproovitud asjadega. Nagu see siin. PS3 suurepärane. Tänud vaatamast ja kuulmiseni!